ei tea. Aga mind küll ei piinata, aga ma kartsin, et hakkavad piinama. Räägi, kuidas seda natuke pikemalt oma nendest kalanahast kingadest, et kuidas sa need tellisid? See hirmus trügimine oli seal kaupluses ja siis palav oli. Inimesi oli nii palju, naised kõik tahtsid kingi. Kus see kauplus asus? Kus see kauplus asus, Tallinnas või? See on Tallinnas seal, see on Viru tänava, kus väravatest edasi, võt sealt edasi natukene sinna linna Raekoja poole või sinna poole oli üks kauplus. Seal müüdigi vist ainult olidki need kalanahksed tooted. Ja see oli uus asi selle ajal. Ja need kingad olid kaunis kõvad. Aga kas sa siis said need sealt nagu osta või sa tellisid kinga? Osta sai. Aga pidi proovima, mis sul sobisid ja ma tahtsin just heledaid, seal oli igasugused toonides oli neid tumedamaid ja pruunikaid. Aga said siis niisugused. Seal oli hirmus trügimine või? Trügimine muidugi, naised kõik see luubakel proovisid ja kus sa selle kingapaari üldse kätte said, see müüa seal siis, millest ta tõi neid ja. Aga mul oli üks teine kostüüm ka, aga mina ei tea see, kus mul see jäi. Mul oli pruun kostüüm, ka niisugune ikka päris kostüümiriidest. Selge jakk. Aga räägi siis seda, vaata Ülo õppis Tartu kunstikoolis või? Jah, Pallas oli selle nimi, aga see oli jälle stagna-aegne või mitte stagna, kapitalismi aegne nimetus, see nagu kaotati ära, nii et tema oli viimane lend sellest Pallase nimelisest. See oli ikka kunstikõrgkool. Kes ta seal siis tema otsesed juhendajad olid? Elmar Kits. Oli tal nagu juhendaja seal või? No jah, ta oli, kui ta lõpetama hakkas, siis on ju. Ja ta oli ühtlasi napsivend ka. Ta oli ka mis kõva napsivend. Ühesõna juhendaja ja napsivend või? Eks nad seal need poisid õppisidki seda kunsti. Oskar Luts oli ka sel ajal veel elus. Aga ta lävis kuidagi temaga ka või? Lävis Ülo ka kuidagi selle Oskar Lutsuga või läbi? No võib-olla jah, kuskil, ma ei tea, siis ei olnudki neid joogikohti niisugusi nagu praegu on baare või. Mine sa tea, kus nad, ega ma ei tea, kus nad liikusid üldse või. Aga ta käis läbi temaga siis ka või? No ja tegi välja teinekord poistele ja. See Oskar Luts või? Jah. Ma mäletan ka, ma nägin teda, aga ma temaga ei suhelnud. Aga räägi, kus Tallinnas oli tal siis selline ateljee sellel Ülol või? Ei, temal ei olnud isiklikku, aga nad käisid omavahel läbi ja õppejõududega ka nad suhtlesid väga nii sõbralikult. Ja siis kunstnik Alas, ta ise nähtavasti ei tarvitanud seda ateljeed ja siis ta lubas seal tal olla. Siis nad maalisid seda Estonia lage. Ta sai sealt nagu... Ja sellel kunstnik Alas, mis ta eesnimi oli? Ei ole meeles. Ma teadsin küll, aga praegu ei tea. Sellel kunstnik Alasel oli, see oli siis tema ateljee, jah? No ja ega siis ei olnud ta oma, aga ta lihtsalt kuskilt sealt võib-olla tead mismoodi või seisab tühi
antakse või kellegi käest küsis või ma ei tea. Kus kohas Tallinnas ta oli siis, Pika tänaval või? Pika tänaval, kus see pikk jalg läheb üles, hakkab minema kohe Viru tänava otsas. Ja seal nad koos siis maalisid, jah? Või nad käisid seal ei, koos? see Alas ei tarvitanud seda ateljeed. Võib-olla tema asju ja maale mõned olid seal võib-olla ja aga siis Ülo tarvitas siis seal oli, jah? jah, ta elas isegi seal vist, tal oli nagu mingisugune magamisase ka seal. Aga see oli lühikest aega, ega see ei olnud pikalt. Aga et see Kohver just sinna sattus, siis ta nagu jäi meelde rohkem see asi. Ta lühikest aega ja siis sellel ajal ta värvis seda Estonia lage või? Ma arvan jah. Aga ma ei tea, kas see maaling on alles seal lae, mis seal laes on. Seal oli muidu, ta ei olnud üksinda, seal oli teisi võib-olla ka, aga ma neid ei tea, kellega ta koos seal oli. Võib-olla see Ohakas oli ka seal. Sellega ta rohkem sõbrustas. Mis see kunstnik Ohakas eesnimi on? Valdur. Ta oli väga kena, armas ema oli. Hästi niisugune mõiste kuidagi noorte suhtes niisugune ja ta töötas seal Luise tänaval oli mingisugune kalandustehnikum või seal valvelauas. Ja elas ka siin Tartu maanteel kuskil keeras sisse, ma ei mäleta, mis tänav see. Ma käisin tema pool ka. Tema käest ma sain neid vangilaagrisse, kui ta viidi, sain selle aadressi. Väga kena naine, niisugune väike ja armas. See oli siis Ülo vangilaagri aadress Venemaal või? Jah.